Ettevõtluspäeva vastu on tõesti olnud see aasta väga suur huvi. Eelregistreerus 120 inimest. Nagu te kaadritel näete, saal on rahvast täis ja huvi on suur. Kersti Liiva arvates on põhjuseks võib-olla see, et teema on põnev. Päeva peateema on ettevõtlus kui seiklus ja räägiti ettevõtlusest ja seiklusteemadest meie maakonnas. Eelmiseid aastaid vaadates, kas huvi ettevõtluse vastu on kasvav? Ettevõtluspäev on sellel aastal 9. korda korraldada ja maakonnas ja eelmisel aastal oli natukene väiksem huvi, aga võib-olla see oli põhjustatud sellepärast, et teema oli natukene spetsiifilisem. Et eelmisel aastal oli teemaks ettevõtlus meedia maailmas, ehk siis meedia, kino, film ja võib-olla see oli natukene rohkem kitsamale sihtgrupile mõeldud. Ja selle aasta teema ettevõtlus kui seiklus on siis põhimõtteliselt igale inimesele sobiv ja laiem teema. Inimesed, kes tulevad teie juurde konsultatsioonile, kas nende aktiivsus on kõrgem peale sellist ettevõtluspäeva? On aktiivsem, jah. Et inimesed leiavad meid ülesse, tulevad meie juurde konsultatsioonile, saavad rohkem teavet ja informatsiooni meie koduleheküljelt, ehk siis nad näevad, mis üritusi ja mida me pakume veel, lisaks sellele, et me siin ettevõtluspäeva korraldame. Ja inimesed saavad ka siis koha peal meil siit teavitusmaterjale nagu kaasa võtta, et mis neid aitab siis ettevõtlusega alustamise alguses. Kus kohast Kersti Liivat võib leida? Meil on Ida-Viru ettevõtluskeskusel on 2 bürood. Üks asub Jõhvis, see on siis Keskväljak 4, kaubanduskeskus Tsentraal 3. korrusel, töötan mina. Ja meil on olemas büroo ka Narvas, Kerese keskuses ja kus töötab minu kolleeg, ettevõtluskonsultant Stanislav Pirk.